Tere päevast ja ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva. Eesti Televisioon alustab otseülekannet Tallinnast Vabaduse väljakult, kus täpselt 5 minuti pärast algab tänase pidupäeva suursündmus Eesti Vabariigi 102. aastapäeva paraad. Riik on ehitud sinimustvalgete lippudega ja pidu võib alata. Kolonel Aaron Kalmus, palju õnne meile kõigepealt! Tänud ja kõigile Eesti inimestele ja sinnijõudutele. Ilusat 102. aastapäeva. No mis me ikka tagasihoidlikud oleme? On ikka uhke pilt küll siin. On ülev ja hea näha Eesti riiki 102 aasta panuselt ja olla selle tunnistajaks siin koos Eesti rahvaga üle teleekraanide. Ja selleks, et kogu see meeleolu täpselt enda koju kätte saada, on meil kohal ka kolleeg Reimo Sildvee, kes on valmis ja räägib ühe tänase peategelase. Tere päevast ka siit Harju tänava algusest ja minuga on siin kolonel Karus, kes on 1. brigaadi ülem. Tere hommikust ja head vabariigi aastapäeva. Tere hommikust ja head vabariigi aastapäeva kogu Eesti rahvale. Täna on selline tuuline ilm, aga see vist ei sega seda masinaparki, mis teie taga siin on, et saate uhkelt väljakule sõita. Absoluutselt, neid tonne metalli, mis minu selja taga veerema hakkab, on tõesti päris palju ja seda tuul ei kõiguta. Mis rütmis siin süda hetkel põksub tõesti selle rivi ees? Mis mõtted peas veel käivad? Tegelikult ega neid mõtteid väga palju ei ole, et 8. kord on juba osaleda, 6. kord soomukikolonnis, 2 korda on marsitud. Pigem ma ütlen, et marssiva üksusena süda on võib-olla natukene rohkem selline värelev, et kas ikka kõik asjad sujuvad, et siin on asjad nii palju läbi harjutatud, et tegelikult ega väga palju ei saa valesti minna enam. Me seisame tõesti Harju tänaval ja siit läheb see rivi neid masinaid sinna Raekoja platsi suunas. Mille üle te siin kõige uhkemad saate olla siis brigaadi ülemana? Päris ausalt, kõige uhkem ma olen tegelikult nende reservväelaste üle, kes samamoodi osasid meeskondi mehitavad siin. Ehk siis kuna Eesti Kaitseväe või Eesti riigikaitse mudel on rajatud reservväele, siis see on auasi, kui me saame oma reservväelased võtta ka paraadile kaasa ja nad tulevad hea meelega, nad tulevad vabatahtlikult meiega siia kaasa. Teine on muidugi meie ajateenijad, kes praegu naudivad, et nende perekonnad on kas siia Vabaduse platsile tulnud või siis vaatavad telekast. Ehk siis kõigil on öeldud, mis numbriga masinas liigutakse, mitmes masin on ja kõik muu selline info. No kui me ikka nüüd masinaid ka vaatame, siis mis teie jaoks nii-öelda uhkeim siin on? On see sama sisu, mis siin kohe rivi alguses on või tagantpoolt seal tuleb veel üht-teist? Nad masinad on kõik oma funktsioonidega. Muidugi see esimene sisu on kõige parem, sellepärast et see kehastab brigaadi kui sellist. Ilma juhtimisfunktsioonita brigaadi ei eksisteeri. Ehk siis selline tagasihoidlik masin, aga kõige tähtsam kogu brigaadi juhtimises. Muudest masinatest kindlasti teised basid, mis veavad meie jalaväelasi, CV90, mis on tegelikult selline kõige komplitseeritum süsteem, millega ka meie ajateenijad praegu ringi käivad, lisaks siis skautidele. Ja muidugi meie suurtükk õhutõrje pioneerid vaieldamatult sellised tublid inimesed, kes teevad kõik selleks oma funktsioonis, et tagada jalaväelaste korralik lahinguvõime. Pease paraat hakkab siin pihta. Ma soovin siis, et kõik läheks korda, et see paraat toimuks ilusasti. Mida tuleb öelda veel siin niimoodi sõjaväelasele enne, kui ta hakkab paraadile astuma? Kivikotti on alati hea lause. Selge, aitäh teile ja kivikotti. Aitäh. Ja võtame siit Harju tänava otsast praegu siis kokku jutu. Sellised mõnusad meeleolud. Viimastel andmetel siis 982 osalejat ja ma ei liialda, kui ma ütlen, et terve Vabaduse väljak ja Harju tänav on vabadust täis. Absoluutselt ja sealjuures ka Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina liputoimkonnad. Kokku on paraadil 42 lippu, 4 kompaniid, 2 patareid, 8 rühma ja 2 orkestrit, nii et järgmise tunni jooksul on küll aga vaadata. Ja kindlasti nii üksuste osas kui ka tehnika osas, mis paraadi teises osas järgneb. Ja see on ka traditsioon, et kõik väeliigid on kohal ja loomulikult on siin ka tublisti vabatahtlikkust, sest kui me räägime meie riigi kaitsmisest, siis vabatahtlik komponent on kogu selle pusle üks olulisemaid lülisid. Ja seda nii reservväelaste kui ka Kaitseliidu näol loomulikult. Kohal on tublisti liitlasi, liitlassuhteid tuleb ehitada ja hoida. Selge on see, et ajad maailmas on keerulised ja ega me seal missioonidel lihtsalt niisama osalemise pärast ei osale.
Ja see on meie sõduritele vajalik, meie riigile vajalik, meie liitlaste vajalik. Kui me tahame, et meid aidatakse, siis peame ka meie teisi aitama. Ja juba mainitud Colin Karuse poolt, siis tegelikult see hunnik rauda või terast väljendub täna siin tankini Challenger. Me näeme liikursuurtükki AS-90, luure- ja lahingumasinat CBRT, samuti Warriori lahingumasinat ja Taani Piranha 3 tüüpi lahingumasinad lisaks meil kasutatavale CV90EE-le. Ja pildis olid mõned hetked tagasi ka prantslased. Malis suvel said Eesti poisid enesetapurünnakus haavata ja selge on see, et kui me räägime liitlassuhtest, siis et sa oled koos prantslastega reaalselt missioonil ja need ei ole lihtsalt suured sõnad, valad ka verd, et see on hoopis teistsugune avaldus, kui lihtsalt niisama jutustada. Ja arvestades asjaolu, et me olime ühed esimesed, kes sinna reageerisid ja reaalselt ka kohale läksid, et see on kindlasti nii sõjaliselt kui poliitiliselt väga suur panus, mida me oleme sellest regiooni andnud väikse riigina. Pisut tuuline on see ilm siin Vabaduse väljakul, aga üldiselt tundub, et Kaitseväe peakaplan on üsna hästi oma ülemusega suhelnud, et võrreldes reede ja laupäevaga oleme saanud ikkagi suurepärase veebruari ilma. Ja lisaks nendele terasest soomukitel, mida tuul ei kõiguta, ma olen üsna kindel, et ka meie sõdurid on selleks valmis, et selline keskkond on tavaline nende igapäevateenistuses väljaõppes metsalaagrites, et see tuul Eesti sõdurid, liitlassõduritega ega meie tublisid mehi ja naisi, kes täna siin rivis on, kindlasti rivist välja ei löö. Absoluutselt ja olgu need päikesepoolsetel laikudel õitsevad lumikellukesed ja sinililled siis ka omamoodi sünnipäeva kingitus meile kõigile. Aga lennumasinaid näeme siis täna ka, näeme belglaste 2 F-16, lendavad üle veel sellised masinad nagu M28, L-39 ja kopterid Robinson ja Augusta Westland. Ja Robinsonidest võib-olla olgu nii palju öeldud, et nad lendavad üle nii-öelda Diamond konfiguratsioonid, mis tähendab sisuliselt rombi. Kui tuul seda võimaldab, siis me seda ka paraadi ajal näeme. Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem on siis Kaitseväe juht alates 5. detsembrist 2018. Tervituseks! On kõvasti pusimist selles ametis ja daamid ja härrad, saabub Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Oleme jõudnud Eesti Vabariigi 102. aastapäeva paraadi otsustavate hetkedeni. Keskele! Saabub Eesti Vabariigi president. Proua Eesti Vabariigi president, Eesti Vabariigi aastapäeva paraadiks on rivistatud Kaitseväe, Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti, Sisekaitseakadeemia, vanglateenistuse ja liitlaste üksused. Rivis on 982 osalejat ja 45 ühikut lahingutehnikat. Kaitseväe juhataja, kindralmajor Martin Herem. Tänan, härra kindral. Nüüd aga siis president teeb paraadi ülevaatuse ja nagu ikka on ka sel aastal president andnud uued ohvitseri auastmed
208 Kaitseväe tegev- ja reservväelasele. Kontradmiral on meil siis nüüd Igor Švede, Eesti sõjaline esindaja NATO Euroopa Liidu juures ja kommodoori auastme sai mereväe ülem Jüri Saska ning koloneliks Andrus Merilo. Et uhke on rääkida sellistest asjadest. Ja kindlasti kõik need 3 väärivad. Ja president siis tervitab Eesti Vabariigi lipu toimkonda. Ja siin me näeme siis Kaitseväe lippu. Maaväge tervitame. Ja Maaväe lipu toimkond. Maavägi, tervist! Tervist, proua president! Head vabariigi aastapäeva! Maaväe lipul on leitnant Kristjan Nurgamaa ja lipuohvitser Dmitri Kondratenko. Ja nimetatud isikud siis tulevad esimese jalabrigaadi Õhuvägi. tankide kompaniisse aasta. Tervist! Tervist, proua president! Head vabariigi aastapäeva! Õhuväe ülem Rauno Sirk ja lippu hoiab kolonelleitnant Kristo Lipassaar. Ja Mereväe lipu toimkond. Merevägi, tervist! Tervist, proua president! Head vabariigi aastapäeva! Üksuse ülem siis kommodoor Jüri Saska ja lippur kaptenleitnant Rain Terras. Kes siis teenib Mereväe baasi ülemana igapäevaselt. Ja erioperatsioonide väejuhatus. Nimed on ausõna olemas, aga pole vaja teada. Kaitseväe Akadeemia. Kaitseväe Akadeemia, tervist! Tervist, proua president! Head vabariigi aastapäeva! See on siis kõige uuem lipparaadil ja lippu hoiab kolonelleitnant Tarmo Kundla. Endine skautsi ülem. Ja tänane taktikaõppetooli ülem. Ja järgmisena siis Ameerika Ühendriikide liputoimkond. Ameerika Marylandi rahvuskaardi kaitseväelastest moodustatud. Ja traditsiooniliselt siis president teeb liitlasüksustele sellise kerge tervituse. Prantsusmaa liputoimkond ja siis siin Läti Vabariigi liputoimkond. 4 kaitseväelast koosnev üksus. Balti kaitsekoostöös on uusi arenguid. Räägime sellest ilmselt paraadmarsi ajal. Leedu Vabariigi liputoimkond ja seejärel Poola Vabariigi liputoimkond. Lippur Kamil Lipovski. Ja need lippurid tulevad ja toimkond tuleb Poola kaitseväe Varssavi garnisonist. Ukraina lippu hoiab veebel Hennadi Safronov. Kuuludes Kiive rügementi. Ja Ja järgmisena on siis Balti kaitsekolledži liputoimkond. lippur kolonelleitnant Andres Helm Rosin. Ja lipuohvitser kolonel Ilmar Tamm. Järgmisena NATO küberkaitsekoostöö keskus. Üksuse ülem kolonelleitnant Fabio Biondi ja lippur Irvin Orie. Ja seejärel NATO staabielemendi üksus. Lippu hoiab staabiveebel Aivar Pennert ja lipuohvitser major Aron Magoni Ungarist. Ja siis president tervitab nii Suurbritannia ja Põhja-Ühendkuningriigi üksust kui ka Taani kuningriigi üksust. Kuperjanovlased, tervist! Tervist, proua president! Head vabariigi aastapäeva! No see tervitus mürises nii, et oli. Lippu hoiab major Vaido Siska ja üksuse ülem major Indrek Sarap. Kes on siis ka Kuperjanovi pataljoni ülem. Presidendi kaardivägi, vahipataljon, tervist! Tervist, proua president! Head vabariigi aastapäeva! Lippu hoiab nooremleitnant Sergei Zelenin ja lipuohvitser kolonelleitnant Margot Künnapuu. Kes on ka vahipataljoni ülem. Ja järgmisena Sidepataljon, tervist! Tervist, proua president! Head vabariigi aastapäeva! No siin on ka kaotsi läinud ooperilaulja hääled igatahes. Lippu hoiab major Marko Saarela ja lipuohvitser Priit Averki. kellele tänaseks on 13. paraad. Kõva sõna. Ja siis Kaitseliidu liputoimkond. Kaitseliitlased, tervist! Tervist, proua
Head vabariigi aastapäeva! Kaitseliidu üldlippu hoidis vanemseersant Rasmus Lahtvee, kes on aktiivne abipolitseinik. Ja lipuohvitseriks Madis Morel, kellele on täna 38. paraad. Sõbrad, tehke järgi. Absoluutselt. Ja siis Naiskodukaitse. Naiskodukaitse, tervist! Tervist, proua president! Head vabariigi aastapäeva! Tänan! Lippur Laana Toomvapp ja lipuohvitser Sirle Paldesport-Märs. Ja kelle teenistus algas juba 2001. aastal, nii et väga staarikas Naiskodukaitse. Sisekaitseakadeemia, tervist! Tervist, proua president! Head vabariigi aastapäeva! Tänan! Lippu hoiab politsei vanemkomissar Triinu Laos ja lipuohvitser on politsei kolonel Kalvi Almose. Kes on ka Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor. Ja vanglateenistus. Vanglateenistus, tervist! Tervist, proua president! Head vabariigi aastapäeva! Ja lipuohvitseriks on Meelis Kõrva, kes on vanglateenistuse relvastatud üksuse ülem. No nii, üksused on tervitatud, vähemalt märkimisväärne osa paraadist on täna siis nähtud. Aga nüüd oleme ühe tähthetke Kaitseväe juhataja kõne ootel. No päris huvitav on näha, millised need rõhuasetused on, sest tegelikult nii Kaitseväe kui Kaitseliidu ees on, ütleme nii, et väljakutseid on terve virn. Ja, aga ma usun, et kindlasti selle olemasoleva ala Paraad! Otse! Vaat! ja säilitamine ja kindlasti meie reservarmee, laiapindne riigikaitse. Ma usun, et need on Nõõgad! märksõnad. Tuppe! Asete! Paraad! Vabalt! Ja ma usun ka kindlasti, et välisoperatsioonid leiavad kajastust, et nagu ka juba hommikustes sõnavõttudes riigi juhtkonna poolt adresseeritud, et kindlasti on ka väga oluline teema. Ja kindralmajor Martin Herem. Lugupeetav Eesti Vabariigi president, austatud Riigikogu esimees, härra peaminister, ekstsellentsid, head kaasmaalased ja külalised. Eestlastele ei ole omane positiivse hinnangute andmisel kasutada ülivõrdeid. Kui midagi on hästi, siis ütleme normaalne. Kui midagi on suurepärast, siis ütleme päris hea. Oma saavutuste väärtust hinnates ei taha me enamasti võrrelda käesolevat aastate tagusega. Hindamiskaala positiivne osa võrdub enamasti unistustega. Head eestimaalased ja sõbrad, meil on täna 102-aastane oma riik. Me oleme vabad, meil on rikas kultuur, me elame normaalselt. Meil on palju sõpru ja liitlasi, kes jagavad samu väärtusi. Me otsustame ise, mis suunas meie riik areneb. Me oleme väga kaugele jõudnud. See on päris hea. Umbes 100 aastat tagasi võitles vabadussõjas oma riigi eest teiste hulgas kapral Paul Hermann. Üks tema mälestus räägib nii. Süüa polnud palju ja toidunõusid oli ka vähe. Kord saime teise sõduriga 2 peale kaussi mingit putru. Kui platvormi nurka sööma istusime, sülitas see teine mees kaussi, et kogu toit talle jääks. Vaatasin talle silma sisse, sülitasin ka sinna kaussi ja siis sõime mõlemad edasi. Pärast istusime rongile ja tegime vaenlasele säru. Ka täna käitume tihti egoistlikult, vahel lausa eemale tõukavalt, pidades silmas peamiselt isiklikku huvi või lähtudes enda teadmiste ainuõigsusest. Kuid vastukaaluks rahvana oleme vajadusel valmis ikkagi oma riiki kaitsma. Täna harjutame seda õnneks vaid õppustel ja loodetavasti sellise veenmusega oma kaitsetahte väljendamisel,
et kunagi ei pea seda karmil sõjaväljal tõestama. Meie kodanike tahe ja reservväelaste oskused on maailma tasemel. Selle üle võib uhke olla iga ülem, saab uhke olla valitsus ning peaks uhke olema rahvaski. Meil on täna, nagu oli ka Paul Hermannil 100 aastat tagasi, midagi, mis on tähtsam ühest pudruportsust. Ei seadused, ei karistuse hirm ole põhjuseks, mis võimaldab meil moodustada kodanikest 2 ööpäeva jooksul sõjaväelise üksuse ja jõuda sellega kogunemiskohast 100 kilomeetri kaugusele. Ammugi pole seadused need, mis panevad aina rohkem tööandjaid maksma õppekogunemistel osalejatele täispalka. Pole poosetamine, kui Eesti korvpallikoondis riiutub sõdurimustrisse. Ja pole lihtsalt hea tegevus, kui Eesti ettevõtted katavad meie sõdurite pühade laua Iraagis, Malis või mujal kaugel kodust. Ja pole lihtsalt haletsev hoolitsus, kui külaelanikud pakuvad sõduritele õppustel pirukaid. Mis see siis on? Kas see on see Eesti, mille eest me 100 aastat tagasi võitlesime? Sõjaväelane näeb selles toetuses laiapindset vaenlase heidutust. Arvestagu, et kogu rahvas osaleb riigikaitses. Meie riigis elavale inimesele peaks see aga tema igapäevases pinges pakkuma meelerahu ja rõõmu. 102-aastane riik oma rahvaga on hea koht, kus elada. Õnneks on meil tarkust näha oma riiki ka suuremas pildis. Meil on mida anda teistele. Kaitseväe puhul tuleb kindlasti esile tuua meie sõdurite tegevust rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, kus me ei ole mitte ainult usaldusväärsed liitlased, vaid aitame üsna kindlasti kaasa ka seal elavate inimeste heaolule. Meie täna siin võime vaid arvata, kui paljud Prantsusmaa ja Mali isad ja emad nägid oma sõdurites poegi ja tütreid tervetena, sest nende õnneks valvasid eelmise aasta juulis kaobaasi väravat Eesti sõjamehed. Aga seal teatakse, nagu ka teistes riikides, kus Eesti sõdur kaitseb inimesi arulageda terrorismi eest. Ma tahan tänada Eesti tegevväelasi ja töötajaid Kaitseväes ja Kaitseliidus asjatundliku ja tihti ennast ohverdava teenistuse eest Eestis ja väljaspool. Kindlasti on teil väga suur roll selles, et meie reservväe kaitsevõimet nähakse usutavana ja meie teenistusliitlaste kõrval peetakse usaldusväärseks, et meiega tahetakse asju ajada. Ehk seepärast on Tapal asuv brittide juhitud lahingugrupp koos Taani või Prantsuse kompaniidega muutunud vaata et iseenesestmõistetavalt Eesti kaitseväe osaks. Riigina oleme jõudnud kindlasti sinna, kuhu vabadussõdalased 100 aastat tagasi lootsid jõuda, ehk kaugemalegi. Kuid selleks, et oma vabadust hoida nende samade ohtude eest nagu 100 aastat tagasi, tuleb meil veel tõsisemalt oma naabrite ja liitlastega koostööd teha. Ja seda mitte lisaks NATO-le, vaid NATO raamistikus. Möödunud aasta suurte õppuste järel näeme sel aasta lõpust Defender 2020, kus Ameerika Ühendriikides saadetakse Euroopasse ligikaudu 30 000 sõdurit. Osa neist jõuab ka Eestisse. Sellel õppusel harjutatakse Euroopa, sealhulgas ka meie regiooni kaitsmist. Ja see ei ole rusikavibutus kellegi suunas. See on meie õigus ja võimalus harjutada oma riigi kaitset. Ühe väga suure sammuna regiooni kaitsevõimes tuleb ära märkida möödunud aastal loodud Põhjadiviisi staap Lätis. Seal töötavad täna taanlased, lätlased ja eestlased, kes kaartidele jooni tõmmates ei planeeri mitte ainult järjekordseid õppuseid, vaid meie regiooni kaitset, luues samas paremaid eeldusi liitlaste toetuse saabumiseks. Võib rahulikult tõdeda, et oma riikliku iseseisvuse eest ei jää me üksi. Head Eestimaa kodanikud,
Kui on vaja või tahtmist, võib homme ka sülitada. Aga täna on meil põhjust rõõmustada, nagu kindla peale rõõmustaksid need 2 soomusronglast. Meil on 102-aastane riik. Päris hea. Elagu Eesti Vabariik! Ja nüüd veel siis paraadi õnnistamine ja seda teeb Kaitseväe peakaplan, kolonelleitnant Gustav Kutsar. Austatud riigikaitsejuhid, kaasvõitlejad. Õnnistamiseks meenutan piiblist üht võitluslugu, kus Saul ütles Taavetile: ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda, sest sina oled noor, aga tema noorest põlvest peale sõjamees. Siis ütles Taavet Saulile: su sulane oli oma isa lammaste ja kitsede karjane. Kuningas Saul, kes oli kogemustega sõjamees, ei tahtnud seda noort karjapoissi lubada lahingväljale. Ent just see tavatu võitlusviis, mida Taavet kivi lingutades kasutas hiiglakasvu koljati vastu, oleks kaasajal võrreldav minirünnak drooniga, mis nullib ära vastase eelise suuruses ja soomuses. Tänane riigikaitse ei toetu mitte ainult nendele, kes noorest saati teenistuses, kogemustega kaitseväelased, vaid igale reservväelasele, kes oma tsiviilelus omandatud oskustega üllataval moel suudavad anda vaenlasele väga saatusliku hoobi. Tähtsam järeldus sellest kahevõitlusest on, et oma rahva eest astus välja südi nooruk, kelle julge teo aluseks oli usk kõige väelise Jumala abisse. See tegi tema tugevamaks mis tahes hirmutavast vaenlasest. Noored, kes te olete uute tehnoloogiate valdajad, kübervalvurid, keevitajad või karjased, kõiki teie andeid ja oskusi on riigi kaitsmiseks vaja. Ettevalmistusi selleks ja valmisolekut saatku jumalik õnnistus. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand hoitud rahu püsigu meie maal. Aamen. Terve Vabaduse väljaku täis vabadust, kokku 982 osalejat on valmis Eesti Vabariigi 102. aastapäeva paraadiks ja kohe-kohe algab paraadmarss. No päris hea kõne Kaitseväe juhatajalt, kui tema oma sõnu kasutada. Ja temal omapäraselt selline laiapindne ja lihtne käsitlus ja lihtsasti mõistetav. Samas väga selge suuna ja mõttega, et Herem oskab inimestega ja rahvaga suhelda lihtsas keeles, arusaadavas keeles ja see on temal väga kindlasti suur väärtus. No mõned asjad jäid kõrva, laiapindne vaenlase heidutus. Me reformime tegelikult üsna oluliselt ka Kaitseliitu, et mis kahe lausuga meid ees ootamas on? No Kaitseliit on minemas tagasi oma juurte juurde, ehk siis väikeüksuste taktika, spetsiaalsed jaorühma kompanii oskused, pioneeritegevus, rohkem selline lokaalne, kogukondlik, paikkondlik tegevus, et kindlasti samm edasi Kaitseliidu olemuse suunas, et kasutada ära seda laiapindset potentsiaali, mis meil üle riigi on kaitseliitlaste näol. Ehk siis niinimetatud ühtegi doktriin, millest me ka marsi ajal veel jõuame rääkida. Aga see, et me tõesti saame moodustada oma kodanikest 2 ööpäevaga sõjaväelise üksuse ja sellega veel manööverdada niimoodi, et me jõuame 100 kilomeetri kaugusele, no see ei ole eputamine, see on tegelikult maailma tasemel. On ja need kõrged ohvitserid ja sõjaväelased, kes on siin käinud, on tegelikult seda imestanud, et selline asi üleüldse praktikas võimalik on. Aga see on nende aastakümnete töö selle reservarmee moodustamisel ja selle
protsessi ülesehitamisel ja see on selline pidev suhe Kaitseväe, riigi ja kodaniku vahel ja täna me näeme neid esimesi vilju, mida me välkõppustega viimastel aastatel oleme üritanud saavutada, nii et väga tubli. No nii, daamid ja härrad, oleme otsepildis Tallinnast Vabaduse väljakult. Eesti Vabariigi 102. aastapäeva paraadmarss algab siit ja siit me tuleme. Ja see on siis Eesti Vabariigi liputoimkond. Eesti Vabariigi liputoimkond koosneb siis reservohvitseride kogu liikmetest. Lippur on nooremleitnant Pavel Kontšarov ja üksuse ülem kapten Indrek Reisman. Ja tõsiselt laiapindne meeskond, et on nii logistikajuhte, kriminaalkohtunik ja ka müügidirektor, nii et väga laiapindne liputoimkond. Jah, aga nii peabki käima siis. Ja siis siit Kaitseväe liputoimkond. Esindatud siis kõik 3 väeliiki, maavägi, merevägi ja õhuvägi. Ja lipp ongi õhuväelase kolonelleitnant Gert Robert Nõmme käes, kes teenib siis Kaitseväe peastaabis logistikaosakonna planeerimise jaoskonna ülemana. Ja siis maaväe liputoimkond. Lipuohvitser major Dmitri Kondratenko. Ja üksus moodustatud siis 1. jalaväebrigaadi tankitõrje kompaniist. Ja lippu hoiab leitnant Kristjan Nurgamaa. Ja Kondratenko ise väga pika staažiga ohvitser ja sealhulgas ka välismissioon Afganistanis. Ja siis õhuväe liputoimkond. Õhuväe ülem kolonel Rauno Sirk ja lippu hoiab Kristo Lipassaar, kolonelleitnant. Väga pika staažiga ohvitserid mõlemad. Ja järgmisena siis mereväe liputoimkond meie ees. Just, üksuse ülem kommodor Jüri Saska. Palju õnne talle veel kord ülendamise puhul. Ja lippu hoiab kaptenleitnant Rain Terras, mereväebaasi ülem. Kaitseväes siis juba 97. aastast. Ja järgmisena siis meie erioperatsioonide väejuhatus oma musta lipuga. No nimesid ei nimeta, aga need on siin kõvad mehed. Jah, ja selle üksuse ajalugu ulatub siis aastasse 2005, kui see selline väejuhatus loodi. Ja tänaseks on juba väga väärikas ajalugu selja taga, sealhulgas mitmed missioonid nii Afganistanis kui ka uus missioon sel aastal Malis, mis peatselt käima läheb ja loomulikult toetus meie Ukraina liitlastele. Ja järgmisena siis Kaitseväe Akadeemia teie ees. Ja täiesti uus lipp, nagu ütlesime, alles mõned päeva tagasi õnnistatud lipukiri mõistuse ja mõõgaga kodumaa eest on küll sama, mis eelmisel lipul, aga see ongi siis järjepidevuse kandja. See on siis endine Kaitseväe ühendatud õppeasutus. Ja lipuohvitserina siis Akadeemia ülemrektor kolonel Enno Mõts. Ja lippu hoiab kolonelleitnant Tarmo Kundla, kes on selle sama Akadeemia taktikaõppetooli ülem, endine Scouts-pataljoni ülem. Ja siin on juba siis meie ees Ameerika Ühendriikide liputoimkond, mis on siis Ameerika Ühendriikide Marylandi rahvuskaardi kaitseväelastest moodustatud. Ja üksuse ülem Travis Moxley siis käisid siin trenni tegemas ja ütles, et nad olid valmis üsna karmiks lumesajuks, aga võta näpust, aga see külm ja metsad ja niiskus on neile ikkagi uus olukord. Ja meie ees siis nüüd Prantsusmaa liputoimkond 4 kaitseväelasest ja see üksus tuleb Prantsuse 68. suurtükiväe Aafrika rügemendist. Lippu hoiab Benjamin Esperard leitnant ja lipuohvitser kolonel David Pavlovski. Ja siis Läti Vabariigi liputoimkond. Lippur vanemseersant Pauls Greenbergs ja lipuohvitser Janis Kokins. Ja nüüd marsib tribüüni eest mööda Leedu Vabariigi liputoimkond. Tohutu tempoga täna läheme igatahes. Lippu hoiab nooremveebel Svajunas Kirskas ja üksuse ülem leitnant Aurimas Počius. Ja presidenti just ja kaitsejuhataja tervitamas Poola Vabariigi liputoimkond. Ja lippu hoiab Kamil Lipovski ning Ukraina lippur Gennadi Safronov. Ja see valvelsamm kuulus Ukraina liputoimkonnale. Just. Ja siis Balti kaitsekolledži liputoimkond. Lippu hoiab kolonelleitnant Andres Helm Rosin. Ja lipuohvitser on kolonel Ilmar Tamm. Lipp on samuti üsna uus, õnnistati juunis, kui kolledž sai 20-aastaseks. Ja siin on järgmine mitmerahvuseline üksus, ehk siis NATO küberkaitsekoostöö keskus. Lippu hoiab kapten Erwin Aurier Belgia maaväest. Ja lipuohvitser on Fabio Biondi Itaalia õhuväest. Ja siis NATO staabielement Eestis. Lippur on staabiveebel Aivar Pennert ja lipuohvitser major Aron Magoni.
Staabi element tähistab sel aastal 5. aastapäeva ja ülem on kolonel Mart Vendla, kes siis võttis üle, kui mu mälu mind ei peta, Aaron Kalmuselt oma töö. Andsid rahuliku südamega üle? Andsin rahuliku südame üle, teades, et kolonel Vendla suudab seda üksust väga edukalt edasigi arendada. Ja nüüd erisusena võib-olla eelmise aasta paraadist näete siin mööda marssimas Politsei- ja Piirivalveameti orkestrit, ennem kui tulevad järgmised jalastunud üksused. Et see on võib-olla väike muudatus eelmisest aastast. Ja orkestriga defileerib Eesti Vabariigi paraadil siis nooremleitnant Mikk Uusmäe, aga peadirigent on Hando Põldmäe. Suurbritannia ja Põhja-Ühendkuningriigi üksus ja see on see üksus, mis täna siis teenib Tapal lahingugrupi juhtriigina. On siis kuninganna hussaarid. Ja see üksus jõudis eelmine sügis Eestisse, nii et ja selle raames viidi läbi väga pikk rännak, mis hõlmas rännakut alates Saksamaast kuni Eestini. Just. Kõige kuulsam hussaar on siis Sir Winston Churchill. Isiklikult. Just. Ja tema nime me veel näeme ühel soomukil ka. Ja taanlased. Meie sõbrad kuuluvad samuti siis NATO lahingugrupi Tapal ja nemad saabusid alles tänavu aasta algusesse ja vahetasid välja Belgia üksuse siin. Ja USA jalaväerühm, mis kuulub Ameerika Ühendriikide 9. ratsaväerügementi ja see üksus ise on tulnud Leedust baseeruvast lahingugrupist. No kõva sõna on see, et USA kaitse-eelarvest $175 miljonit siis tuleb Balti riikide arengusse ja see on ikkagi üsna suur summa. Ja Ameerika Ühendriikid väga selgelt tunnetavad ja tajuvad seda olukorda täna siin ja parem on seda kaitset alustada siin kui Kesk-Euroopas, nii et tunnustus neile selle eest. Ja nüüd siis esimene suurem jalastatud üksus Kuperjanevi jalaväepataljon. Lippu hoiab major Vaido Siska ja üksuse ülem on major Indrek Sarap, kes võttis eelmine aasta selle ameti üle ja väga kogenud ohvitser, sealhulgas käinud välisoperatsioonil nii Afganistanis kui ka Malis ja samuti tal on omistatud Kaitseväe teenetarist eeskuliku teenistuse eest. Väga tubli ohvitser. Ja paraadil on nad siis väljas oma tavarelvastusega AK-4, kuulipildujad MG3 ja granaadiheitjad Kustid ehk siis ametliku nimetusega Karl Gustavid. Ja üksusena B-jalaväekompanii rühmad. Ja siinkohal on kindlasti oluline märkida, et rühmasid juhivad siin paraadil ajateenijatest reservrühma ülemad, et väga tublid aspirandid. Ja hästi kinni traditsioonides, kes kord on oma väeosa embleemi ikkagi välja teeninud, see jääb kuperjaanvlaseks kuni surmani. Ja siis presidendi kaardivägi ehk sõjapolitsei vahipataljon. Lippu hoiab nooremleitnant Sergei Zelenin ja lipuohvitser kolonelleitnant Margot Künnapuu, kes on ka siis vahipataljon ülem ja sealhulgas käinud ka välisoperatsioonil. Nii et väga tubli ja teenekas pataljoni ülem. Nad on siis üks kahest veel Tallinnas asuvast pataljonist. Jah, hetkel veel küll. Ja möödunud aastal osalesid vahipataljoni ajateenijad ligi 200 erineval tseremoonial. Mõelge siis palju aastas päevi. Ja täna on siin paraadikompaniis kokku 67 kaitseväelast. Ja uus renoveeritud kasarmu on neil Miinisadama linnakus. Nii et tasapisi ehitame oma infrastruktuuri. Paraad läheb praegu uhke hooga. Ilm on ilus, pisut tuult on, aga igatahes riik on kaitstud. Staabi- ja sidepataljon küberväejuhatusest teie ees. Priita Verkin, lipuohvitser, 13. paraad, tunnustus. Võimas. Lippu hoiab major Marko Saarela, staabikompanii ülem. Ja Priita Verkini teenistus kaitseväes 24 aastat. Tehke järgi. Ja neil on siis ka kaasas ultralühilaine raadiojaam Harris, selline 4,5 kilo koos akuga kaalu, võimaldab ka krüpteeritud kõne ja andmeedastust. Ja võib ka vee all vajadusel sidet pidada kuni 2 tundi 1 meetri sügavusel, nii et igati korralik sidevahend. Ja kokku siis siin 3 rühma staabi- ja sidepataljonist, ehk siis sidekompanii ja staabikompanii allüksused esindatud. Ja automaatkäsitulirelv on siis Galil. Uusi relvi me veel ootame. Tulevad selle aasta suvel, nii et järgmine aasta suure tõenäosusega me näeme natuke teist pilti juba. Järk-järgult varustatakse üksused uute käsitulirelvadega.
aga selle lipu tunneb kaugelt ära Kaitseliidu üldlipu toimkond. Lippu hoiab vanemseersant Rasmus Lahtvee ja üksuse ülem major Madis Morel. Ka tema tunneb kindlasti ära. 38. Ma ütlen uuesti, 38. Muljet avaldav. Sügav austus, sügav kummardus. Respekt. Ja Kaitseliidu üksustest paraadil esindatud siis Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna võitlusgrupid. Lipud esindatud nii Tallinna malevast kui ka Harju malevast. No paari sõnaga nendest ka rääkisime, et võitlusgrupid on siis kõikides Kaitseliidu malevates ja nendest on saanud sellised asümmeetrilise sõjapidamise asjatundjad. Ja kindlasti nende oskusteave on Kaitseliidu edasise arengu ja selle nii-öelda väikeüksustaktika üks alustalasid, nii et need teadmised, mida koostöös erioperatsioonide väejuhatusega on nende aastatega omandatud, on väga hea, ennast väga hästi tõestanud ja kui seda saab nüüd laiapindsemalt Kaitseliitu edasi arendada, siis on see väga suur kvalitatiivne ja kvantitatiivne võit Kaitseliidule. Eks see ongi ühtegi doktriin, mida me mainisime. Just. Ja siis meie tublid naiskodukaitsjad. Just. Lippur, Laana Toomvapp, lipusaatjad Marju Kiipus ja Merike Raudla ning üksuse ülem Sirle Paldesport-Märs. Ole valmis äppi autorid, mida tänaseks on juba alla laetud üle 20 000 korra ja see on saadaval nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Ja see äpp on täiesti poes täiesti tasuta olemas, nii et see on võib-olla asi, mida koolis ühiskonna või kodanikuõpetuse tunnis vastupidi võiks mobiiltelefoniga õpetada ja lubada, et iga kooliõpilane ja ka iga täiskasvanu teaks neid esmaseid juhiseid ja juhendeid, kuidas kriisiolukorras, olgu ta siis veekatkestus või torm või mõni muu. Et väga palju head ja kasulikku, nii et igati soovitan. Ja siis Sisekaitseakadeemia. Lipuohvitser on politseikolonel Kalvi Almosen ja lippu hoiab vanemkomissar Triinu Laos. Ja Almosenil teenistust juba üle 25 aastani, et väga staasikas ja hetkel on ta Sisekaitseakadeemia politsei piirivalve politsei direktor, nagu juba võib-olla eelpool mainitud. No nii. Koerad, Uljas, Uru, Välk ja Sarki. No mõned nendest on juba staarid paraadidel. On. Et väga tublid. Väga tublid. Jah, aga nendel on ka väga olulised rollid, siis isikute lõhnajälje ajamine, patrulli julgestamine ja keelatud ainete ja esemete otsimine, et ega nad siin lõbu pärast kaasas ei ole. Ja kindlasti väga oluline nüü meie igapäevases julgeolekus. Sisekaitseakadeemia on loodud 1992 ja praegu õpib päeva- ja kaugõppe vormis kokku 931 õppurit. Ja vanglateenistus, osa sellest akadeemiast. Ja lipuohvitser on siis Meelis Kõrvoja, relvastatud üksuse ülem. Ja teeninud vanglateenistuses 10 aastat. Ja rühm on ise kokku pandud siis Tallinna, Tartu ja Viru vangla relvastatud üksuse liikmetest. Ja lisaks igapäevatööle on vanglateenistus valmis täitma ülesandeid ka avaliku korra tagamisel väljaspool vanglat. Muide olid siis töös nad ka 2007 aprilli rahutuste ajal. Ja need relvad, mida te nende juures nägite, Heckler Koch P30L ja püstolkuulipilved MP5. Ja lisaks veel liputoimkonnas sidetalaudused Fabarmid, et need olid need relvad, mida te praegu näete. MP5-d on siin teie ees. No nii, aga nüüd siis kohe hakkab siit mürinat ja podinat kostma, et tehnikal pannakse kohe hääled sisse. Aga meie kaitseväes on selles mõttes huvitavad ajad, et me sätime sellist pikemat 10 aasta plaani. Ja praegu on selle tegemise nii-öelda kõrged, kus see staabitöö ja ministeeriumite vaheline detailne töö on täies hoos, nii et ootame huviga neid otsuseid käesoleva aasta teisel poolel, et kuhu see kaitsevägi järgmisel 10 aastal areneb. Aga selge on see, et ega majandus dikteerib oma tempo ja see raha, mis ühiskond on kaitseväele usaldanud selle 2%-ga ja võib-olla pisut peale on see, millega me arvestada saame. Ja see avaldub nendes samades soomukites, mis juba televaate eest läbi jooksevad, et need on need, mida me peame ilmselt uuendama ja võib-olla mõned juurde ostma. Ja siin teie ees on brigaadiülema lipusoomuk ja soomukil on ka oma nimi, see on Maria. Ja selle ajalugu ulatub Afganistani, mis
väljenduskäsklusest tuldmaria ehk siis tähendab tegevuse alustamist või rünnaku alustamist või toimetamise alustamist. ja ma ei tea, kas te panite tähele, aga Vahur Karus naudib iga hetke sellest paraadist ja patsutas veel basi seljale trummirütmi kaasa. Ja siin me näeme seda eelpool mainitud Diamond versioonis ülelendu, mida Kaitseväe juhataja väga terasel pilgul vaatas, kus meie Robinsonid R-44 üle lendasid. Diamond oli siis see rombikujuline moodustis, mida kopterid õhus teevad. Ja järgmine liputoimkond koos soomukiga Viru jalaväepataljon, esindatud siis 2 soomukiga basi XA-188. Üksuse ülem on kolonelleitnant Tarvo Luga, on siis pataljoni ülem alates 2019. aasta juulist, on õppinud Saksamaal. Ja nägite ka ülelendu meie politsei- ja piirivalvameti päästekopterist Augusta Westlandist. Lippur on staabiveebel Helari Pilve, et eks nende lennumasinate ajal me natukene pildiga sõidame vahepeal baside ja kopterite ja lennukite vahepeal. Ja siin siis jah, kolonelleitnant Luga soomuk, uuem versioon XA-188, 23 tonni ja relvastuses siis 12,7 raske kuulipilduja ja lisaks siis 7,62 kuulipilduja. Seest just väga modernne sõjamasin, et kaugjuhitav relvasüsteem ka seest, nii-öelda remote, kui sellist ingliskeelset terminit kasutada. Ja siin me näeme Eesti õhuväe elemente. Ees lendab meie transpordilennuk M28 ja siis L-39 õppehävitajad. No neid me oleme ka siin 10 aastat kasutanud nii sihitajate koolitamiseks kui erinevate funktsioonide arendamiseks on vajalikud relvad. Jah, tõsi, see M28 on meie eelmise aasta hange. Jaa. Et see on üsna uus. 39. Ja siin teie ees siis vanemat tüüpi soomukitel, millel see torn on Kalevi jalaväepataljon 2 soomukiga. XA-180 soomuki tüüp. Lippu hoiab vanemveebel Indrek Roosaar ja on siis major Ain Tiidros samuti kohal pataljoni üle. Ja 6 missiooni nii Balkanil, Afganistanil. Muljet avaldav panus Eesti riigikaitsesse. Ja Roosaar ise osalenud 5 välismissioonil, nii et 11 missiooni kokku ühes soomukis. Ja need on Belgia F-16 Tšauljäist. See vabaduse hääl, mis kord aastas vähemalt siit platsilt üle lendab. No mürises praegu hästi. Ja Kalevi pataljon on üks meie vanemaid pataljone üleüldse, mis siis sai alguse tegelikult spordiseltsist Kalev. Aga siin nüüd siis juba raske soomus. Ja Scoutspataljon oma CV90-35 EE. 35 tähendab siis selle relva kaliibrit, ehk siis 35 mm automaatkahun on tal peal. Ja esimese soomuki nimi on pataljoniülemal Narva. Ja teine soomuk, kus on siis C-kompani meeskond, selle soomuki nimi on Kalevipoeg. Mitte lihtsalt Narva, aga 2 V-ga Narva. Täpselt. Ja Scoutspataloni ülem on kolonelleitnant Eero Aia ja lippu hoiab Ivo Petjärv vanemveebel. Ja Scoutspataloni ajalugu siis aastast 1918, 21. detsembrist. Ja pataljoni lipul on Püha Jüri valgel hobusel ning pataljoni kõige kuulsama vabadusaegse lahingu nimi ehk siis Pikassaare lahing, kus siis pataljon purustas endast pea 10 korda arvukama vastase. Ja skaudid siis osalevad ka välismissioonidel. Malist paari sõnaga rääkisime. Afganistanis muide algas laupäeval nädalane relvarahu, kus me siis ka oleme väikeste jõududega ja kui see peab, võib USA sõlmida isegi rahuleppe nädala lõpus. Ja need väiksed lindid, mida te nägite teisel soomukil, need tähendavad siis missioonide arvu, nii et C-kompani on üks enim missioonidel käinud kompanii Scoutspataljonis. Iga lind tähendab ühte missiooni pataljoni jaoks. No mis see Bushmaster laseb siis kuni 200 lasku minutis? See on ikka hull lugu. Ei tahaks selle ees olla. Ja siis masin ise on pea 35 tonni, nii et väga-väga võimekas ja väga kaasaegne tehnoloogia sellel masinal peal ja siin te näete siis seda sama sõidukit. Ja efektiivne laskekaugus kuni 2 kilomeetrit samuti, see ei ole nalja. Aga sõbrad, nüüd siis Suurbritannia, Põhja-Iiri, Ühendkuningriigi lahingutehnika ja Challenger 2 isiklikult. Absoluutselt, et ma lugesin, et ta võib sõita tehasest välja ka 62,5 tonnisena, aga kui sa sinna paned ikkagi soomust natukene peale ja meeskonna võilevad ka, siis jõuame ligi 80 tonnini. Jah, ja see
tank siis kannab Churchilli nime ja nagu te nägite ka tervituseks husaaridel on väga eriline, ehk siis ratsaväel on väga eriline tervitusviis, kus siis toru suunatakse alla paraadi vastuvõtja poole. Mitte otse, aga alla ja see on austusavaldus ratsaväelastele. No väga vinge, sellist asja paraadil iga päev ei näe. Ja selle... Ja Challenger on suhteliselt raskete tankide eesrinnas, aga samas ta loetakse ikkagi heaks relvaks. Tal on hea manöövervõime ja ka päris tugev tulejõud. Jah, ja selle Soomuki sõjakogemus Afganistanis on selle väärtust oluliselt tõstnud. Kaasaine ja igati korralik tehnoloogia. Ja siin on luure- ja lahingumasin, et pigem küll luuremasin, et see on Briti armee kontseptsiooni tänane veel osa, küll vaikselt hakkab välja minema. Ütleme, et kaasaegses lahingus selline masin on pigem nagu eelmine põlvkond kui tulevik, aga sellegi poolest veel töötav kontseptsioon ja osa meie lahingugrupist, mis paikneb siis Tapa, seal selline tehnika on. Ja ma just mõtlesin, et mõõtmete järgi on selline natukene sõiduautost suurem, aga muidugi maastiku läbistavus on päris hea. Ja siin siis Briti jalaväe lahingumasin Warrior, pea 25 tonnine masin, 75 kilomeetrit tunnis ja pearelval on Rarden 30 mm automaatkahur ja lisaks 7,62 mm kuulipildu ja seal masinas on siis 3 meeskonnaliiget ja 7 jalastuvat jalaväelast. Ja siin siis võib-olla meie kõige suurem toru, AS-90, iseliikuv suurtükk, pea 45 tonnine puhas teras ja pearelv on 155 mm suurtükk, laskekaugus sõltuvalt laskemoonast kuni 40+ kilomeetrit. No mõõtke ise ära kodus, pikkus kogu relval siis circa 9 meetrit ja natukene peale veel. Jah, ja tuld võib anda Tallinnast ja pisut üle Rapla veel, et enne Türit saab pidama, et selles mõttes muljetavandav laskekaugus spetsiaalmoona. No see tehnika on siis kõik Eestis olemas ja tegelikult juba teist aastat järjest on hea meil ikkagi tõdeda, et vaatamata Brexitile, mis siis nüüd ilmselt ikkagi toimub, on britid ikkagi panustamas kaitsesse ja mitte ainult sõnades. Ja ei, Brexit sõjalise poole pealt mõjunud ei ole, pigem vastupidi, et me siin täna ka näeme üksusi, kes on tegelikult juba teist korda Eestis, sealhulgas Suurbritannia üksused, et Fifth Rifles ehk 5. relvarügement on siin juba teist korda. Ja nüüd siis Taani kuningriik, kõigepealt siis C-90, samasugune masin sisuliselt nagu Eestis kasutatakse 35 mm pearelvaga ja sealt järgi tulemas siis jalaväe masin Piranha ehk siis põhimõtteliselt enam-vähem samasugune kontseptsioon nagu meie Pasi X188, lihtsalt pisut modernsem relvasüsteem ja kasutusel siis Taani kompaniis, mis siis kuulub meie lahingugruppi. Ja see kõrbevärvides Soomuk on siis vast üks enim tituleeritud lahingumasin maailmas. Väga hea, siiani väga kõrgelt hinnatud erinevate, mitte ainult missiooni, vaid ka sõjakogemustega masin. Tegemist on siis lahingumasinaga Bradley, pea 25 tonnine masin, meeskonnas 3 üksus pluss jalastuv üksus ja pearelvana täiesti automaatne, digitaalne 25 mm M242 Bushmaster, kui see nüüd kellelegi midagi ütleb. Ühesõnaga laseb väga kiiresti ja väga täpselt. Ja lisaks on seal peal ka veel tankitõrje raketid ja kuulipildujad. Ja sellise masina tegevusraadius on üllatavalt suur, 400 kilomeetrit suudab see masin iseseisvalt ilma tankimata liikuda. USA president Donald Trump saatis juba 18. veebruaril õnnitlustelegrammi meie presidendile ja ta ütles muuhulgas, nimetan Eestit uhkusega Ameerika Ühendriikide sõbraks ja liitlaseks. Ja siin siis meie pioneeripataljon. Lipuohvitser on kolonelleitnant Ainar Afanassjev, ta on siis pioneeripataljoni ülem. Kuuelapse isa, tehke järgi, 2019 aasta ohvitser. No mida sa veel oskad ühelt ohvitserilt oodata? Ja väga muljetavalt. Lippur on ka sel paraadil vanem veebel Heigo Leht, pioneeripataljoni veebel. Ja selle pataljoni ajalugu ulatub aastasse 1917, kui esimese diviisi ülema kohusetäitja alampolkovnik Soots andis korralduse inseneriroodu loomised, et sealt on meie pioneerid nii-öelda alguse saanud.
ja siin siis kõigepealt teie ees krassil põhinev sillamasin TMM3 ehk siis sild, mis suudab ületada veetakistust kuni 10 meetri ulatuses, aga neid sildasid omavahel ka võimalik kokku ühildada kuni 60 meetri pikkuse silla tegemiseks. Ja see teine masin on Saksa Mannil põhinev teelaotusmasin, mis sisuliselt siis paneb maha sellise terasplastikmati pehmele pinnasele, kus siis lahingumasinad, ka rasked lahingumasinad saavad üle sõita. Pioneeripataljon alles mõned päevad tagasi Müras Lääne-Virumaal Ulvi küla, kui mul õigesti meelde jäi, rajati sild üle Kunda jää, nii et tuleb harjutada ja proovida. Ja silla ehitus ja sellised kindlustustööd on igapäevane osa üksuse väljaõppest. Suurtükiväepataljon 1. jalaväebrigaadist. Järgmisena teie ees ja lipuohvitser kolonel Marko Tometšuk ehk siis pataljoni ülem. Ja lippu hoiab vanemveebel Tommi Orumaa, pataljoni veebel. Ja Orumaa puhul on tegemist kindlasti ühe suurtükiväepataljoni staažikama allohvitseriga, et ta on juba teenistunud 20 aastat, 4 lapse isa ja osalenud 5 välisoperatsioonil. Muljetavaldav respekt. Aga suurtükiväes seisavad ka kindlasti uued ajad ees, et me siin täna näeme küll veel FH-70 haubitsat, aga käimas on protsess, nagu ka ajakirjanduses juba läbi tulnud, et GO, uus iseliikur suurtükk, tehnoloogia tippklass on peatselt Kaitseväe õuele vuramas. Nii et seda relva 1. suurtükiväe brigaadi koosseisus me näeme ilmselt siin viimaseid aastaid. Tulevikus on siin raske tehnika. No ja kõige värskemad konfliktid maailmast ikkagi näitavad, et selline mobiilne kaugtuli, mis nagu paneb paugu ära ja on kiiresti võimeline asukohta vahetama, on ikkagi väga kõva valuta. Ja vaadates tänast Ukraina ja Lähis-Ida konflikte, siis kaugtulerelvadel on väga suur roll. Ja pärast suurtükiväepataljoni on siis paraadi vastuvõtjate eest läbi minemas meie 1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljon. Aga meil on ka omad traditsioonid, nii et kaamera vaikselt infiltreerub ka siin Kaitseväe masinatele. Aga sellest natuke hiljem. Et siis õhuväepataljoni lipuohvitser on üksus ülem kolonelleitnant Talel Leelov. Palju õnne muidugi auastmes ülendamise puhul. No ja vaadake nüüd seda pilti. On ikka uhke küll. Ja mõlemad meeskonnad kahuripatareis on, nende jao ülemaks on naised. Et meie tublid noorem seersandid, naiskaitseväelased, väga hea. Ja lisaks kahurimeeskonnale on siis õhutõrjepatareis ka üks raketiüksus Mistralite peal. Ja see Mistral on siis paigutatud, see mida te siin näete, on paigutatud siis veoauto Unimogi kasti. Et seda saab kasutada relva iga ilmaga, laskekogus kuni 5 kilomeetrit ja lendab üle helikiiruse, ehk siis enam-vähem 2,5 mahhi. Ehk siis teisisõnu lihtsalt öeldes 800 meetrit sekundis, et üsna kiire. No on uhked kaadrid, on. Ja sel aastal on pisut võib-olla teistmoodi ka see üksuste möödamarsi järgne tegevus, et üksuste vahele on pikitud trummarid, et marsilaul ja samm säiliks ja rahval oleks veel parem vaadata. Ja siis teine jalaväebrigaad. Kolonel Tarmo Metsa, 2. jalaväebrigaadi ülem ja lippu hoiab staabiveebel Margus Isata. Ja selle üksuse sümbolikana on taastatud ajaloolise Sakala partisanide rügemendi lipp, kes on nagu brigaad täna, ehk siis see rügement omal ajal tegutses vabaduse ajal lõunarindel ja paistis silma kõrge võitlusvõime ning moraali poolest. Ja kindlasti seisab teisel brigaadil ees suurõppus Siil aastal 2022, kus selle brigaadi lahinguvõimendust pannakse proovi. No see on omamoodi eksam, et natukene on aega valmistada. Ja teise brigaadi suurtükiväepataljoni lipp on kaamera eest läbi minemas ja lipuohvitser ülem major Meelis Laanemets. Ja lippu hoiab vanemveebel Virko Parts, tulepatarei veebel. Ja tehnika, millega teise brigaadi suurtükiväepataljoni väljas on 122 mm haubitsad T-30 ehk siis kaliiber 122 mm, laskekaugus pisut üle 15 kilomeetri. Suhteliselt kerge, väga hea manöövrivõimega relvasüsteem. Kaalub pisut üle 3 tonni. Ja tegelikult on ta toodetud algupäraselt üldse Nõukogude Liidus, aga meie saime need Soome Vabariigist, need on pisut modifitseeritud. Ja veoautona kasutatakse veoautot MAN 4060.
mis on pea 14-tonnise täismassiga ja 5-tonnise kandejõuga masin. Ja siin teie ees siis Kaitseliidu Tallinna maleva tankiterrorühm. Hellitavalt nimetatakse ka tankipurustajateks. Jaa, sest relvastus, mida kasutatakse, on keskmaa tankiterrorsüsteem Javelin, Ameerika Ühendriikide toodang, maailma absoluutne tipptehnoloogia, laskekaugusega pea 2,5 kilomeetrit ja soomust läbistavus 80 sentimeetrit. No ühesõnaga tankiväelased seda relva kohe üldse ei armasta. Ei tahaks kohtuda sellise üksusega lahinguväljal. Ja siin teie ees siis lennubaasi liputoimkond, lipuohvitser üksusülem kolonelleitnant Mark Trubok. Ja lippu hoiab vanemveebel Raigo Agu, lennubaasi veebel. Ja ka Trubok, 3 lapse isa ja selle kõrvalt ülema ametikohta pidada, muljet avaldav. Ja lennubaasi peamised ülesanded on võtta vastu liitlaste lennuvahendid nii rahu, kriisi kui sõja ajal ja korraldada kaitsev lennutegevust. Ja alates 2014. aastast on lennubaas ka NATO Balti õhuturbe 1 lennusalga baasiks. Ja siin te näete teie ees siis õhuseiredivisjoni, et see suur konteiner seal taga on siis õhutõrjeradar, Groundmaster 403. Ehk siis seade, mis avastab lendavaid objekte kuni 500 kilomeetri raadiuses. Ta on kiirelt ümber paigutatav ja see tehnoloogia on osa ka NATO õhuseire süsteemist. Ja veoautodel seal järgnes julgestusjagu, kes on kokku pandud vabatahtlikest reservväelastest. Need 403 on siis nii Muhu kui Tõikamäe radarposti. Sõjaväepolitsei üksusülem kolonelleitnant Meelis Sarapuu. Andmas au. Lippu hoiab vanemveebel Erki Müür, sõjaväepolitsei veebel, teeninud kaitseväes juba 99. aastast. Ja sõjaväepolitsei täidab ka meie missioonikohust täna Afganistanis. Ja samuti panustab Ukraina sõjaväepolitsei väljaõppeprogrammi. Ja olgu ka mainitud, et sõjaväepolitsei lipp kui selline on paraadil avaliku sees esimest korda. Ja eelmisel aastal möödus sõjaväepolitsei loomisest 25 aastat. Toetuse väejuhatus. Mereväe kapten Indrek Hanson, toetuse väejuhatuse staabiülem ja lippur staabiveebel Gunnar Matsu, toetuse väejuhatuse veebel. Ja Hansonil teenistust üle 25 aasta väga suurte kogemustega ohvitser. Ja siis logistikapataljon oma tehnikaga teie ees, et kõigepealt siis veoauto TAF ja Haagis Pakton. Sisuliselt on see mõeldud siis varustuse veoks kandevõimega pea 10 tonni nii Haagisel kui vedukil endal ja selline 22–24 euro alus sinna peale läheb. No kogu see tehnika ja kõik need liitlased tegelikult saavad nii sel kevadel kui suvel päris korralikult meie metsadel ja põldudel mürada, sest Defender Europe suurõppus 2020. See küll keskendub mõnes mõttes Euroopale, aga ta jõuab äärtpidi ikkagi meile. Absoluutselt. Ja selle treileri peal te nägite Mintou tõstukit, millega me siis igapäevaselt kaupa peale ja maha laadime nii siin kodumaal kui ka kasutatakse välisoperatsioonidel. Ja siin meie üks vast kõige uuemad masinad. Käesoleval aastal hangitud Volvo veokid, millest ühe peal on nii-öelda konteiner, multifunktsionaalne konteiner. Sinna saab panna ka erinevaid konteinerid peale. Nii töökojad, sidekeskused, relvaremondi töökojad ja nii edasi. Ja teine masin on siis sisuliselt kütusekonteiner. Ehk väga multifunktsionaalsed masinad, väga vajalikud sõidukid kaitseväele igapäevase logistika ja hoolduse tagamiseks. Et see on väga tubli samm edasi meie igapäevase logistikas. No vaatasin, et järgmise 4 aasta investeeringute kavas on päris huvitavaid asju. Märksõnad võib-olla siis relvastus, luure ja eelhoiatus ja muidugi ka side. Kokku siis 4 aasta jooksul circa 200 miljonit või rohkem eurot. Ja, et need on tänases 10-aastases arengukavas niimoodi sätestatud ja on hea meel tõdeda, et selle peale ka järgmisel 4 aastal rõhku pannakse, et see päriselt siia jõuab. Ja kaamerast läks läbi ka meie puksiirpäästeveok Mercedes-Benz Actros, mille pukseerimisvõime on 32 tonni, kraanatõstevõime 17 tonni ja vintseerimisvõime ees pea 20 tonni ja päästevints ees lisaks veel väiksem 10 tonnine.
et seda veokit on tegelikult maailmas toodetud ainult 2 tükki ja mõlemad asuvad Eestis. Ja Mercedese tehase esindaja väitel on tegemist Euroopa ühe võimsamate seda tüüpi buksiir- ja päästeveokitega. Kaitseväe orkestriga aga defileerib kapten Simmu Vasar, kes on paraadil esimest korda Kaitseväe orkestri ülem. Ja nende paraadil kasutatavas relvastuses on puhk- ja löökpillid pikoloflöödist suure trummini. Järvis kokku 49 kaitseväelast, kellest 14 on ajateenijad. Ja Kaitseväe orkestri eelkäijaks on 24. novembril 1818 loodud esimese jalaväepolgu orkester. Igati väärikas ajalugu ka sellel. Sõjaväelise muusika traditsioonid on Eestis väga head ja me teeme seda ilma eputamata täiesti maailma tasemelt. Aga kui me rääkisime suurtest muudatustest, mis on meid veel ees ootamas, siis me tegelikult tahame saada ka rohkem ajateenistujaid ja arvestame tegelikult juba 2024 3800 ajateenijaga ja see omakorda toob kaasa ka terve rea kolimisi, nii et selliseid suuri raputusi seisab ees. Jaa, aga selline muutus ja areng on, ma arvan, loogiline samm Kaitseväe arengus, et kogu ühiskond areneb, ega meie ei saa ka nii-öelda tempost maha jääda, seda enam, et ootused ühiskonnalt ja riigilt meie osas on väga kõrged, et nii usaldus Kaitseväe vastu kui ka vajadus ja kohustus kasutada seda 2% SKT-st ja seda 3500 Eesti meest ja naist aastases ajateenistuses seab meile kõrged nõudmised ja me peame selles osas olema ühelt poolt kuluefektiivsed, nutikad, optimaalsed ja käima kaasas nende muutustega, mida on vaja selleks, et meie kaitsevägi oleks selline, mida põhiseadus sellelt kaitseväelt ootab, et ta kaitseks seda riiki koos liitlastega meie potentsiaalsete väljakutsujate vastu. Ja just selleni tahtsingi jõuda, et ega me tegelikult siis ainult pidujuttudena ka ei pea rääkima. Soovitan muide soojalt lugeda Välisluureameti aastaraamatut, kus on kirjas siis ka sõjalise ohu hinnang. Ja see on siis hinnangu järgi väike, aga samas on nii-öelda ettenägematud ja ka sealhulgas Venemaa valitsuse võimalik valearvestus. Aga me peame olema valmis. Absoluutselt ja vaadata. No nii, aga tuleme nüüd korraks tagasi platsi juurde, emotsioone. Reimo, ole hea. Ja, küsime siit inimeste käest emotsioone. Kuidas teile see paraad meeldis? No väga hästi. See on minu arust üks selline tore üritus, kus saab Eesti Vabariigi tunnet päriselt ka tunda. Kuidas teile, poisid, mis teile paraadi juures kõige rohkem meeldis? Mis masinad? Lennukid. Ja, lennukid ja helikopterid. Seda on rõõm kuulda. Tervist, kuidas teile paraad meeldis? Väga lahedad masinad olid. Mis siin kõige rohkem sulle meeldis? Sinu vendus. Võib-olla siis silda ehitamise masin oli päris lahe. Seda on rõõm kuulda. Võtame veel siit arvamusi. Kuidas teile, proua, see paraad meeldis? Väga meeldis. Kuidas ei veed Eesti Vabariigi aastapäev? Loomulikult meeldis ja väga hästi. Käite iga aasta seda paraadi vaatamas? Iga aasta ei ole käinud. Nii koledad ilmad on, sellepärast ei ole käinud. Aga nüüd täna on nii ilus ilm, siis täna tulime kohe siia. Võtsib lastega kaasa. Seda on tore näha. Kuidas teile, härra, see paraad meeldis? Tipp-top, väga tore. Poisid marsivad hästi ja autod veeruvad toredasti ja kõik. Väga hea. Kohe on võimalus teil ka presidenti siin kätelda. Head aastapäeva. Head aastapäeva kõikidele. Head aastapäeva tagaridadele ka. Head aastapäeva. Proua president, uurin nagu teilt siit paraadikülastajatelt. Mis teile selle paraadi juures kõige suurema sügava mulje jättis? No ikka nagu alati kindrali kõne. See on see, mida ma ootan ja see ei valmista mitte kunagi pettumust. Head vabariigi aastapäeva teile. Head vabariigi aastapäeva. Sellised muljed siis siit paraadi äärest. Tundub, et inimestele läks väga korda nagu ka see ilm, mis täna on tõesti suurepärane ja on soosinud igati seda paraadi jälgimist ja toimumist. Aga võime siit veel vist küsida, kuidas teile paraad meeldis? Väga meeldis. Meil oli oma sõdur siin Kaitseväe orkestris, mängis saksofoni. Aga tehnika poolest, mis teile siin paistis ja meeldis? Lennukid, jaa. Lennukid, helikopterid. Kõik oli vahva tore.
aitäh teile, head vabariigi aastapäeva! Head vabariigi aastapäeva! No sellised suurepärased emotsioonid. Oli päris hea aparaat, kui parafraseerida Kaitseväe juhatajat. Oli ja laiapindsus rahva hulgas, et inimesed tulevad kohale, toetavad, meeldib, mida sa ikka oskad ihaldada, et väga tubli Eesti rahvas, kes tuli täna siia seda vaatama, toetama, kaasa elama või emotsiooni saama. Just, ja meie viimased mõtted võib-olla siis väärtustavad veel kord vabatahtlikku tegevust. Ja seetõttu see Kaitseliidu eesootav arendus on väga määrava tähtsusega ja siin on kindlasti kogu Kaitseliidul ja kaitseliitlastel väga oluline roll minna sellega kaasa ja õppida neid uusi oskusi ja omandada neid ja olla valmis neid praktikas lahendama, et see aasta tehakse plaane ja järgmine aasta loodetavasti jõuab see kõigile kaitseliitlastele ka praktilise väljaõppena edasi antud, et see on kindlasti väga oluline meeles pidada. Siin on oluline ka rõhutada seda, et igal kaitseliitlasel on väga selge roll tunnetada seda kohustust ja võtta see vastutus oma riigi kaitses tervikuna. No nii, sellised võimsad emotsioonid siit. Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva pidustused jätkuvad, jälgige Eesti Televisiooni. Olge mõnusad, nautige elu ja kommentaatorid Aaron Kalmus, Andres Kuusk, produtsent Lii Kuldmäe ja režissöör Marek Miil tänavad teid. Elagu Eesti!